Tere hommikust, käes on teisipäev ja on uue vlogi algus. Alustame sellest, et mul on kurk räigelt valus. Eelmises vlogis ma lõpetasin sellega, et mu kurk oli valus ja täna hommikul see oli veel valusam. Nii et fun! Nii et ma nüüd üritan seda ravida. Ma alustan oma hommikut sellega, et ma tegelikult tasin minna pakil järgi. Aga nüüd mul ajagraafik läks natuke nisu, mida? Näsu, mis iganes, sassi. Ja ma pean hoopis tegema seda pärast. Ma hetkel lähen laserisse. Kuna ma nii harjusin sellega, et kui ma käisin kunagi, et nii tore oli olla karvavaba, siis kuna see ikkagi taastub mingi hetk, siis on vaja üle teha. Ja ma lähen sinna, mida Kaisa soovitas. Ja siis mul on eratund. Sorry, ma söön kurgupastilli, aga pange tähele. Ma ei tea, kas ma lähen täna trenni või mitte. Tegelikult ma peaks natuke rahulikumalt võtma. Ma olen siiamaani väsinud nädalavahetusest, kus meil olid võistlused. Ja kuna ma ei ole saanud ikkagi taastuda, sest pühapäeval kohe trennid, esmaspäeval kohe trennid, siis ma ei tea, võib-olla täna peaks tegema trenni vaba päeva. Kuna mul on nii palju asju ka vaja teha nagu nii. See oli väga meeldiv kogemus. Nagu selles eelmises kohas tehti mingi keeliga. Ja see oli väga mõnus, et see, kus ära võetakse, eks ju. Siin ei kasutatud. Siin oli mingi nagu külm õhk, mis nagu huppas peale. Mis nagu leevendas asja ja see oli tegelikult nagu isegi mõnus. Mul oli räst hetkel, kus ma ütlesin, mulle avajuvad silmad kindlasti, see oli nii mõnus. Et on väga tore koht. Soovitan. Ja pluss see, et ma arvasin, mul läheb mingi 150 eurot. Mul läks 80 eurot, sest et esimene külastus on -40 pluss kurat. Ja nii et very nice. Ma olen nii väsinud ja ma lähen hoopis koju. Kell on 5:30. Nii näete selline karbikene ja minu testimistooted. Siin on siis see vaht, et kuna seda pole veel aretatud lõpuni välja, tähendab, ta ei ole nagu avaldatud, siis ta on praegu sellisel kujul ja siis on selline. Nii et ma täna loen kõik hoolikalt läbi, täidan juba mingid asjad ära, mis on seotud sellega, mis mu näo nagu praegu teeb ja siis ma arvan, et jah, 3 nädalat võiks seda katsetada. Ühesõnaga, ma sain täna ikkagi aru, et ma ei ole siiamaani taastunud nädalavahetusest ja mingi haiguse pisik tahab tulla mu juurde ja ta ei ole kutsutud. Ma otsustasin, et ma teen trennivaba päeva täna, kuigi ma andsin 1 eratunni. Aga siiski, kuna reaalselt see nädalavahetus oli brutal ja nii palju teid haigeks peale võistlusi, siis ma mõtlesingi, et ei, ma pigem võtan täna nagu rahulikumalt, mitte et ma oleks terve päeva rahulikult võtnud, aga nagu õhtu vähemalt, et ma tulingi varem koju. Praegu sõin, vaatan sarja, ma arvan, et ma jään magama vahepeal ja siis õhtul lihtsalt üritan hästi chillit võttes. Ma tunnen, et mul on räige väsimus. Keha on nii nõrk, nagu niisugune nagu palavik oleks, aga ma arvan, et ei ole. Igaks juks võib-olla võiks kraadida ennast. Aga ma ostsin igast ravimid ja jälle uus pudel seda ingveri šotte läheb. Nii et täna õhtul ma ravin ennast ja siis loodab, homme on parem. Sest homme on mul igast mingi üritus ja üle. Ühesõnaga ei taha haigeks jääda ja pigem ma siis täna õhtul teen hästi chilli, et ma saaksin paraneda võimalik kiiresti. Rõgasid nagu välja saama, ehk siis nagu suunama rõhk sinna. Ma ei jaga tervisenõu, vaid lihtsalt ma räägin oma kogemustest. Ja ma ei tea, minul on aidanud ka see, et ma teen kuuma auru, kas käin duši all või nii. No, ma tean, et kui on palavik, siis ma ei tea, kas tohib käia. Ja jah, kellel on diffuuser, teie väike diffuuser, on igast neid eeterlikõlisid, mis aitavad ka tervist turgutada. No nii, tipukesed. Kell on juba 1 öösel. Ja kui te küsite, mis ma täna teinud olen, siis ma magasin, monteerisin, koristasin ja vaatasin telekat. Ja ma tunnen, et mul oli seda päeva vaja. Muidu praegu ma peast tean, et mul on vaja nii palju asju teha nagu kõikide nende esinemiste ja asjadega. Aga ma otsustasin, et täna peab olema selline päev, kus ma ei mõtle sellele ja ma ei tea seda üldse, sest et muidu ma olen selle sees 24/7 ja see ei ole hea. Kui te küsite, kas mu tervisega on, siis ma tunnen ennast palju paremini juba. Mul on rohkem nagu ma tunnen, et energiat. Mul on juba kurk palju parem ja ma usun, et hommikul mul on veel parem. Nii et
ma teen täna nii, et kuna mul õnneks homme päeval ei ole kohustusi, siis ma saan homme magada välja ennast ja siis alles tegutseda. Nii et ma kavatsen seda teha, et garanteerida, et keha saab võimalikult palju taastuda. Mis ma tahtsin öelda tegelikult juba ma ei tea millal, on see, et väga pikka aega ei näidatud sõpru telekast enam, eks ju. Ja ma olin nii kurb, sest et see oli mul nagu igaõhtune rutiin, et ma panen seda taustaks mängima, kui ma söön, kui ma lähen magama, nagu see on lihtsalt minu comfort TV show. Ma ei pea seda vaatama, mul võib lihtsalt see heli käia. Ma räägin, see mul aastate pikkune asi. Ja kui seda ei olnud siin vahepeal, siis ma olin nii desperate öösiti, et ma panin YouTube'ist, seal ei ole ju full episoode, panin lihtsalt esimese Friendsi video, mis ma ei tea, seal on igast mingid need compilation videod, mis on siis nagu võtavad kokku mingi kindla temaatikat ja asja ja ma panin selle käima ja see rahustas mind, nii et nüüd see fakt, et nüüd üleeile või eile hakati uuesti näitama sõpru asjad Duo kanalilt. Oh my god, kui ma seda nägin, ma olin mingi ja nüüd mul käib taustaks see, praegu mul on heli maas, aga see käib taustaks ja nagu lihtsalt ma tunnen nagu, et see on nii minu saade ja I could never date someone, kes ei vaata seda, nagu I could never. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. No ma panen siia kohe tervis. Tegelikult ma olen olnud terve elu väga tugeva immuunsüsteemiga, mis iganes selle asja nimetus on. Mul on tõesti väga-väga vedanud, ma olin koolis väga harva haige, nagu reaalselt vahepeal ma arvan, et ma olin mingi 5 aasta jooksul 1 kord haige. Et mul on selles mõttes terve elu vedanud ja tõesti ma olen väga harva haige. Ma olen väga tänulik selle üle, sest ma näen ümberringi, kuidas inimesed on kogu aeg haiged ja ma olen mingi okei, mul on lihtsalt vedanud, ütlen ausalt. Siis teine asi, mille üle ma olen tänulik, on, kuidas ma ütlen seda, minu vaba graafik ja las ma seletan teile. Ma armastan seda, et mu elu on selline, et mu töö on hästi vaba graafikuga, sellepärast, et ma saangi teha selliseid, tead, ma tulen täna koju ja ei tee mitte midagi hetki teha. Sest et nagu, kui ma läksin praegu kuskil kontoris, ma olen Free Flow kontoris, aga ongi, Free Flow kontor on selline teed, millal teed, mis on ideaalne. Sest ma tegin täna päeval seda, seal toimetasin ja siis ma tundsingi, et pekkis, ikka tahaks nagu minna koju ja puhata välja ennast ja lihtsalt tulin ja it's fine. Ja see, et trennid on, eks ju, niimoodi kord nädalas. Et nagu mul on see elu nii suurepäraselt üles ehitatud minu jaoks, et ma saangi teha nagu enda valikuid mingis mõttes. Ma ütleks, et see on privileeg ja ma olen ausalt väga tänulik selle üle. Ja 3. asi, ma olen ikkagi jätkuvalt tänulik, et Joosep on terve, sest mu õekassi seisund on suht lappes. Ta jäi vahepeal pimedaks seal narkoosi all või ma ei tea, ma ei saanud täpselt aru, aga ma otsustasin kogu selle teemaga, kuna ma olen hästi selline, kes võtab kohe hinge, ma mõtlen sellest 24/7, siis ma otsustasin ennast eemaldada sellest. Ma olen olemas inimeste jaoks, aga ma ei kavatse nagu hullult küsida, kuidas ta läheb, sest ma tunnen, et ma lähen liiga sinna sisse ja ma pean ennast kaitsma, sest muidu ma lähen auku ja auku ma ei taha minna. Ehk siis ma pigem olen eemal, aga ma olen olemas. Nii et sellest, jah, et ma otsustasin teha niimoodi, sest tõesti kõik loomade teemad viivad mind alati rivist välja. Nii et ma tahan seekord teha nii, et ma ei läheks rivist välja. Nii et ma olen olemas ja loodan, et ikkagi kõik laheneb. Praegu on täpselt selline ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Võta puhkepäevi. Sest tõesti, ma tunnen, et mul oli lihtsalt õhtut vähe, kus ma ei teinud mitte midagi. Et nüüd ma saaks uuesti hea uue energiaga minna homsesse päeva. Ma arvestan kohe. Mis on hetkel su lemmiksnäkk? Panen magus. Sa paneks šokolaad ja maasikad. See on minu go-to igapäevane söök põhimõtteliselt. Ja kui on soolane, siis ma ütleks piraadikreps. Nii et ma lähen magama. Loodetavasti ma puhkan välja ennast homseks. Ja siis homme räägime edasi. Tere hommikust, käes on kolmapäev. Loto kolmapäev. Enne kui me lähme tänase päeva juurde, siis mul kurk ei ole enam valus. Ma arvan, et niuke 95% on juba paranenud, nii et 5% on selline lihtsalt nagu... sa saad aru, et mingi torm on üle käinud, eks ju, niuke tunne. Aga üli hea on olla. Ja tänasest ma alustasin siis ka oma seda skincare teekonda.
Proovisin siis hommikul kreemi, seal ongi need, ma saangi seda neid kahte tuhat kasutada, see on siis vaht ja kreem ja vahtu ma kasutan siis ainult õhtuti ja hommikul ja õhtul kasutan kreemi. See kreem ise oli väga mõnus, ma tegin nii palju researchi, ma olen selle naisega nii palju suhelnud, et mul on kõik plaan paigas ja ma küsisin kõige kohta, kas ma võin näomaske teha, kas ma võin punniplaastrit kasutada, kas ma, kõik küsisin ära, sain kõik oma vastused ja sealt jäi siis mulje, et näiteks kui ma küsisin, et punniplaastrit, siis et ta eeldab, et mul ei ole neid vaja, et see parandab see vaht ja kreem peaksid siis selle kombinatsioon peaks siis ikkagi aitama mul näonakka parandada. No loodame parimat, vaatame, 3 nädalat, let's go! Täna siis on mul selline plaan, et tegelikult mul on üle pika selline päev, kus mul ei olnud mitte midagi päevaks planeeritud. Algselt oli üks proov, aga siis see lükati edasi. Nii et see tuli tegelikult nii kellele, et ma sain rahulikult ärgata ja tegutseda. Ja ma mõtlesin, et algselt ma mõtlesin, ma ei lähe kuskile, et ma ei tee trenni, aga siis ma lähen teen ikkagi ühe väikse jõusaali trenni. Õnneks need ei ole väga rasked, ma ei tee neid kunagi väga raskeks, aga ma tahan lihtsalt venitada ja mul on nüüd tekkinud selline venitusrutiin jõusaalis, et ma nagu ootan seda pigem isegi. Ja siis ma lähengi free flow'sse ja ootan Simonete Gritti ja siis me lähme täna sellist asja nagu squirt show'd vaatama. Nagu esiteks, kes tuleb sellise nime peale? Ma ei tea. Aga kui me nägime seda, siis me olime mingi davai. Lähme vaatame ära, mis see kõik ennast kujutab. Nagu see reklaam oli hullut, nagu see video. Oli hullut äge, see olid mingi nagu klaasi sees, tšikid mingi... Ma ei tea, ma ei saa täpselt aru, mis see on, aga see nimi on lihtsalt nii intrigeeriv, et peab vaatama minema. Ja siis õhtul peale seda lähme tagasi Free Flow'sse, sest me salvestame täna podcasti. Ja täna on siis külaliseks ongi Simona ja Laura Prits. Nii et väga pikk päev tuleb, nii et sellepärast mul tegelikult oligi seda hommikut vaja, et ma saaksin välja puhata, toimetada kodus ja siis minna. Nii et lähme trenni. See päev üle pikka aja, kus sa saad nahkagi selga panna. Oh my god. Mis ma käitsin viimati septembris. Crazy. Jesus. Cheers! Lapsel ikka friikad. Ikka. Nii, ma olen kodus, kell on kohe 2. Täna on olnud väga pikk päev. Räägime kõigepealt kurvast asjast ja siis räägime naljakast asjast. Kurb asi tänase päeva puhul on see, et mu kass kahjuks lahkus. Ma arvan, et kõik kassi omanikud teavad, mis tunne see on ja see ei ole tore tunne. Ja seda enam ma hindan oma Joosepit, kes on nii tupsu ja ma somme lähen oma juurde. Kuigi jah, ma tean peas, et mul on praegu sel nädalal iga asi arvel. Selles mõttes, et mul on vaja commercialiks nii palju ette valmistada, stripiks nii palju ette valmistada. Okei, hip-hopiks on ka, aga mul on pühapäeva õhtu ja neljapäeva ja esmaspäeva hommik. Siis mul on vaja Garnieri sisu filmida ja töödelda. Seda ma teen reedel. Siis mul on vaja YouTube video valmis teha. Nüüd on juba jälle, ma üritan jälgida seda, et ei tuleks nädalat täis eelmisest videost, aga praegu on juba nädal täis eelmisest videost, et nagu peaks juba laadima üles uue, aga kuna see video, mida ma praegu teen, on nii pikk, siis see võtab aega ja ma lootsin seda teha homme õhtul. See selleks. Podcast läks meil ülihästi, see tuli nii tore episood. Ma olen täiesti kindel, et sellel episoodil läheb väga hästi, sest tõesti ma tundsin ise, et see oli nii huvitav ja naljakas ja ühesõnaga, kui sa pole seda episoodi osa kuulanud, siis mine kuula. Nüüd tuleme selle ürituse juurde, kus me täna käisime. Ma tahan oma raha tagasi saada. I am sorry, aga kui sa reklaamid
niisuguse treileriga, kus on mingi 100 miljon, ma ei tea, asja, mingid tantsushood, okei, trikkideks. Mina arvasin, et see, kuidas see reklaamitud, et ta on pigem niisugune tantsusshow, vahepeal võib-olla mõni teeb mõne triki ja värgid, särgid, mis see tegelikult oligi siis ükshaaval tegid mingid akarbaatilisi asju seal ja vahepeal olid mingid imelikud tantsushood, mis olid õudsed, nagu ürituse pealkirjas või seal kirjelduses on kirjas maailma tasemel show. Inimesed maksavad selle eest, et tulla sellisesse vaatama. I'm sorry, ma oleks nõus maksma sellist raha selle eest siis, kui ma lähekski mingi tantsustuudio kontsertile, kus ongi ka algajad, kes võib-olla tantsivadki nagu see tädi, kes see punapea on. Niisugune tunne, nagu ta sai umbes 2 tundi enne lavale minekut teada, et ta üldse peab siis tegema nagu tantsimine ja siis ta ruttu õppis midagi ära, aga no ega ta keha ei liigu ja siis ta tantsis niimoodi, nagu ta tantsis. Et täiesti nagu see oli seosetu kogu see üritus, nagu seal ei olnud mitte mingit sisu, muusika üleminekud väga veidrad, kes iganes selle valgustusega tegeles, nagu see oli see üks tants, kus umbes oli 3 paari ja siis igal ajal oli oma soolomoment ja siis oligi nii, et kui sa said juba aru, et selle paari soolomoment sai läbi ja siis sa näed juba, et pimedas tantsib järgmine paarike ja valgustus lihtsalt on ikka selle teisega paariks peale, see paarik on mingi ühesõnaga, see oli nii halb. Jah, okei, mõned triki asjad olid ägedad, aga ma ei arvanud, et ma tulen mingi Cirque du Soleil vaatama. Ja see ka, et nad hakkasid hiljem pihta, mis nad hakkasid mingi 19-15 või? 15 minutit juba, eks ju, päris palju. Ja me pidime ka varem ära minema, sest nagu me arvasime, et saab kell 9 läbi. See ei saanud kell 9 läbi. Me läksime 21.30 sealt ära ja see ikka käis. Ma ei tea, kas me oleme lihtsalt kriitilised, et nagu me vaatame tantsija pilgust, aga nagu see oli tõesti päris halb. Ma väga tahaks teada, kas keegi teist käis seal ka ja kui käis, siis mis te arvasite? Ma mõtlesin korraks ka, et äkki mina tantsijana näengi sellist asja, aga võib-olla inimene, kes ei tegele tantsuga, võib-olla tema jaoks oli see nagu wow. Ma lähen nüüd ruttu võtan meegi maha, saan omale seda näopusse vahtu katsutada ja lähen magama, sest et on vaja tegutseda homme. Mida? Jah. Ja ma loodan, et ma ei jää haigeks veel. Et täna oli juba täitsa okei ja kõik vahepeal tekkis selline tunne, et nagu mingi nii, et loodame parima. Tere hommikust, käes on neljapäev. Ma tulen küntesse praegu. Ja siis ma olen teile ärutanud. Ja siis ma lähen oma öö juurde. Ja that's about it. Look at these nails. Apollo asemele või? Ei, Jane, ei võta. Anna natuke aega. Kui sul on hormoos, kas sa tahad õue minna? Õue? Õue? Lähme? Jaa, tahad? Tahad õue minna? No, ja tahad ikka. Kui on jõudib su musi. Tere hommikust, käes on reede. Ma istun Joosepiga õues. Sest täna on üle 20 kraadi. Ja ma juba tunnen, et selle kampsuniga on mul palav. Et ma võib-olla pean kodust ruttu võtma midagi väiksemat selga. Sest esimene selline kuumalaine on praegu täna siin kohe ja praegu. Ja ma ei saa sellest ju ilma jääda. Ja no tegelikult me kaisjadega lähme täna välja, nii et tähendab, okei, ma kohe jõuan sellele, mis me täna teeme. Et siis ma saan nagunii nautida, ma arvan, mingil määral. Ühesõnaga, räägime tänastest plaanidest, siis korra jäppime veits. Tänased plaanid on siis sellised, et ma hommikul võtsin ette siis omal grupid ja valmistasin ette. No ma jõudsin praegu ainult commercial ette valmistada. Mul on vaja stripis siis panna asetusi. Ja õnneks mul on aega veel homme ja tegelikult ka pühapäeva hommikul. Tahtsin täna lihtsalt kõik valmis teha, et ma nädalavahetusel saaksin olla sõbrannadega, sest mul on selline sõbrannade nädalavahetus. Aga ma nagu ei suru ennast, et ikkagi kui ma jõua, siis ma ei jõua. Ja siis täna teine asi, mis ma teen veel nüüd praegu siin on see, et ma hakkan Garnieri koostööd filmima. Mul tegelikult ammu oli plaan, et ma täna siis käin Selveris läbi, kuna mul on vaja Selveris filmida mingid asju, aga siis ma sain aru, et mul on homme selline päev, kus ma veits tripin ringi.
et miks mitte teha seda homme, et mul ei ole sealt palju vaja teha, lihtsalt mõned klipid. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan täna sellise nagu kodupäeval, et ma saaksin teisi asju teha rohkem. Aga ma filmin ikkagi omas nagu peamise sisu, filmin täna valmis. Oot, siis ma hakkan sättima. Ja tähendab, ma olen siis juba tegelikult sätitud, sest ma panen ennast juba siis korda. Ja siis me alustame õhtut sellega, et me lähme Kaisjadega siis Christina Da Vincisse koostöö raames. Me sööme seal ja siis lähme Ärklisse. Selline girls day ja homme mul on ka sõbrannadega päev. Nii et rääkides eilsest, siis ma eile ei filminud lõpuks õhtul. Viimane klipp oligi see, et ma olin seal kasside turvakodus. Ja tegelikult nii naljakas on mõelda, et ma käisin seal kunagi väga lühikest aega küll, aga ma käisin seal mõned korrad vabatahtlikuna ja siis ma tuttusin oma kalli Joosepiga seal. Ja siis ma nägin, kus see puur oli, kus tema oli ja siis ma olin mingi, my god, et nii crazy, et ma olen ta sealt saanud. Joosep, kus see poiss läheb? Seal olles on ikka crazy mõelda, et ma olen sealt leidnud oma elu armastuse, oma Joosepi, kes on lihtsalt nii mina, nagu ta on nii minu kass. Ja see on nii crazy, kuidas ma temaga seal tuttusin. Ja kõik see lugu, see lugu on crazy, kuidas ta hääras mu näpukesest oma käppadega hoidis seda, siis ma sain aru, et see on minu kass. Võt. Ja õnneks seal olid nagu enamus ikkagi uued kassid. Et näiteks, kui me käisime siin üle-eelmised jõulud, käisime seal, siis jah, ma ei tea, kas võib-olla 1-2 kassi oli sellist, kes on sellest ajast seal. Võib-olla eksin. Aga ikkagi, et need kassid leiavad kiiremini oma kodud ja tahaks loota, kunagi on see nagu nii seal kontrolli all, et kõik asjad on ilusti lõigatud, et ei tekiks neil nii palju juurde, et meil oleks päriselt võimalus kõikidele kassidele kodu pakkuda. See on minu unistus. Ma usun, et see on võimalik kunagi, sest praegu on juba nii palju tööd ära tehtud, aga nii palju tööd on veel teha. Võt. Ja ma tulingi koju, siis ma hakkasin kohe monteerima, tegelikult ma tahtsin eile tegeleda oma trennidega, aga kuna see video tuli nii pikk ja nii kaua, ma tegin seda 4 öösel. Nagu, ma tegin seda, valetan. Ma oleks seda teinud kiiremini, aga mul on lihtsalt nagu reeglid nüüd, kuna see järjest niimoodi mitu tundi arvutis olemine mõjub silmadele, siis ma olen otsustanud, et iga mingi aja tagant ma teen väikse pausi, kas ma siis lähen koristan midagi nii, ja siis selle tõttu see ka nihkus nii. Ja siis ma kell 3 midagi laadisin alles videot alla. Ja siis proovid, sul oli see mure, et ei saanud arvutis piisavalt mälu ja ma ei tea, 100 miljon häda. Ja siis ma jäingi lõpuks kuidagi täpselt niimoodi magama, et mingi 4. Sellest ei ole super palju puhanud täna. Kuigi mul oli täna vaba päev. Mul eile ka nagu huvitav situatsioon. Ma ei hakanud seda filmima, aga mul on äkki mure ämblikutega. Ma ei karda neid, aga ma ei soovi, et nad mu kodus eksisteeriksid, eks ju. Ja vähemalt niimoodi, et ma neid näen. On teatud perioodid, kus neid on natuke rohkem kui võiks. Ja mul on kapi juures, voodi üleval nurgas on ikka koht, kus elab mul mingi pesakond. Mul on tunne. Sest nagu, kes on nüüd nõrganärvilised, ärge kuulake seda, aga ühesõnaga nad on seal. Ja siis ma olen niimoodi üritanud kogu aeg neist lahti saada niimoodi, et kui ma näen, et keegi sealt välja tuleb, siis ma panen ta karpi ja viskan välja. Ainuke küsimus on see, et kui ma ta välja viskan, kas ta tuleb koju tagasi? Tähendab mitte koju, tähendab võõrasse koju, see ei ole tema kodu page. Ühesõnaga, et kas ta tuleb tagasi sinna, sest nagu ikkagi ju õues on igast mingid augud, et ta saaks sisse ronida. Ja siis mul oli lihtsalt niisugune katsetus, et kolmapäeva õhtul tuli siis üks vend sealt välja ja ma olin mingi nii, nüüd ma sain su kätte. Ta on pidevalt niimoodi teinud, et ma näen, et ta on sealt nagu nurga alt väljas, ma saaksin seda täpselt kinni võtta ja kui ta näeb, et ma lähenen, siis ta jookseb tagasi auku, eks ju, siis ma mingi pekki. Ja nüüd eile ta läks kogemata lakke ja ma olin mingi mida ta üle eile. Ja siis ma võtsin ta, viskasin välja ja ma olin mingi, nüüd on rahu majas. Nüüd ma olen kõik sealt august ära visanud. Ja siis Joosep jooksis oma vesti lahti. Ühesõnaga, nii, ja siis neljapäeva hommikul vaatan, jälle on seal vend. Ja ma olen mingi, ma viskasin ta ju eile välja. What the heck? Ja siis eile õhtul oligi tegin seda vlogi ja siis ma hetkel olin mingi, et ma ei tea, miks ma tahtsin oma sinna öökapi nurka vaadata. Midagi ma tahtsin sealt vist võtta.
või kuskil, ma ei tea, kuidagi, siis tuli mingid ämblikuvõrgud ja ma olin mingi what? Ja lõpuks ma avastasin oma voodi kõrvalt mingi huge ass pesa, kus oli mingi 5 tükki neid. Nagu need ei ole need tavaliselt mingi koi ämblikud, need on need nagu mustad. Ja nad on terve aeg minu voodi kõrval, nagu minu voodi all, nagu minu pea lähedal tegutsenud. Ja ma flippisin, ma olen rahulikult maganud õndsat tund, teadmata, et minu all pesitseb mingi suur ämbliku kogukond ja muidugi ma kõik haarasin enda sinna tolmimäe sisse. Ärge muretsege, ma ei ole nii loll, ma lasin nad välja siin õues, aga minu ainuke küsimus oli, kui ma nüüd lasen nad siin õues välja, kas nad leiavad oma tee tuppa tagasi? Ma loodan, et mitte. Kui leiavad, siis ma pean parema plaani välja mõtlema, sest nagu ma ei saa neid tappa. Never. Mida ma saan teha on see, et viia need kodust võimalikult kaugele, aga ma ei viitsi. Nii et ma nüüd loodan, et nad leidsid uued kodud ja et nad rohkem minu juurde ei tule. Ja, sellised seiklused olid mul eile. Okei, aitab jäppimisest. Ega mul rohkem ei olegi midagi jäppida. Ainult seda, et ma hindan väga oma Joosepit, ma hindan, et ta on mul olemas ja et mul on temaga väga vedanud ja. No nii, ma olen valmis, kõik on tehtud, kodu on koristatud, garnieri asi on tehtud ja nüüd läheme siis Da Vincisse. Vaadake, mis mürü siin on. Ma pole sinna jõudnud ja ei soovi. Ma olen kodus, nagu te näete, obviously. Tegelikult oli nii, et me juba tulime mingi peale 11. Et mida vanemaks me saame, seda varem need õhtud algavad ja seda varem need õhtud lõppavad. Kirjutas 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Koristamine. Ma sattusin nii hoogu, et ma jäin isegi Kaisadega kohtumisele hiljaks. Siis õhtussõbrannadega, Joosepiga jalutamine. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Panen, et puhas kodu võrdub hea energia. Keda sa armastad? No nii. Pere, sõbrannasid, kasse. Panen sulgudes, et Joosepit kohe eriti. Sellised lood, nii et ma olen jäänud magama ja homme on ka päev, nii et jah. Tere hommikust, käes on laupäev. Ma alustan hommikut sellega, et ma sõidan laagrisse. Me lähme sõbrannadega Rappa. See on minu arust meie 3. aasta, kus me lähme aprillikuus kuskile Rappa jalutama. Nii et meil on matkarajale või kuhu iganes, mis nimed on. Ja siis ma tulen tagasi koju ja siis Annabel ja Beatrice tulevad minu juurde. Chillime. Ja. Unnupall, tere! Ütle tere vlogile. Ei ütle. Gordo! No. Ma jõudsin koju ja mõtlesin näitan teile Massin Pepkost. Sellised korvikesed, ülinunnud ja mul on mingi tunnike aega. Ma arvan, et ma väga tahaksin ühte oma sahtlit korda teha. Ma näitan teile seda. Ja siis ma ostsin veel mingit krõpsu ja kanelisajakesi ja masikaid õhtuks. Aga ühesõnaga, ma näitan teile siis, kuidas minu koristustalgud läinud on.
ja ma olen alles esimese toa juures ja esimese kapi juures. Ja mul on juba enamus asja koos. Which is crazy, sest ma räägin, ma pole suurt puhastust teinud. Ma ei tea kaua. Kapp on järgmine, seal on crazy. Aga siin on siis mu kapikene. Siin on mul asjad, mis lähevad ära andmisele. Siin on mu UV asjad, ma pean neil koha leidma. Siin on kõik, mis on jäänud mul alles sellest vestlusõhtust. Ma pean kõik ära panema ilusti. See on õudne, mis siin toimub. Vaadake seda. Ühesõnaga teeme selle kapikese korda. Ja siia ma tahtsingi nüüd korvikesi. Nii et võtame selle ette. Nii, nagu ma aru saan, siis mul on tegelikult veel korra vaja. Sest praegu ülejäänud asjad läksid niimoodi, et ikkagi mingit süsteemi siia vaja. Aga see on juba väga cute. Tütrukut. Minu kott. Siis minu kott. Josep, sa lähed kaasa või? Me siis lähme. Tšau, näeme. Ja hommikust käes on pühapäev ja mul on täna trennide päev. Commercial ja strip. Ma sain topet juustupurksid tasuta. Okei, tasuta, aga tavalise puksi asemel. Jee! Tere õhtust. Kell on juba saanud 12. Ma jõudsin just koju põhimõtteliselt. Juhtus siis nii, et me kunagi nagu mingi hetk rääkisime, et Jana tuleb Eestisse paariks päevaks. Ja see oli see, et pühapäeval me vaatame jooksvalt. Ja siis mul tuli see nagu meelde, et mingi, jaa, et see on ju täna. Ja siis me saimegi kokku. Ja siis me chillisime Kristeli baaris. Ühesõnaga, kes otsib vanalinnas baarikest, nagu mitte baarikest, vaid nagu baari, siis vanalinnas on selline baar nagu MKM. See on minu sõbranna Kristeli baar. Ja see on väga nunju. Saate loomänge mängida, seal on mingid üritused, särgid, nii et you welcome. See asub seal, põhimõtteliselt Mäkist sinna lastemaailma juures. Jah, seal. Nii et kes otsib kohta, siis you welcome. Teate, millest ma täna aru sain? Ma elan ise enda elu palju stressirohkemaks, kui see tegelikult on. Et ma mõtlen asju ette palju stressirohkemaks, kui nad tegelikkuses on. Praegu ma olen mingi päev, isse ma pean 5 lavastust välja mõtlema, nii stressirohke, nii pingeline. Marit, kõik on chill. Kõik on chill. Peas mul on veel, ma pean selle koristus-challenge'iga tegema, mul on mingi 100 sarja vaja vaadata, siis mul on Garnieri koostöö vaja lõpuni teha, siis mul on vaja veel mingi kirju teha, planeerida, reisi planeerida, kõike. Ja siis ma nagu iga päev mõtlen neile ja ma loon endast seda stressi, aga tegelikult on see, et you have time. Ma ei tea, miks ma ette põen asju ja miks ma nagu teen asju enda jaoks raskemaks. Siis tegelikult näiteks ma lükkasin kogu aeg edasi seda, et panna stripili joonised. Tegin seda lõpuks täna hommikul. Polnud midagi rasket. Ja valmis. Ja tunnis kõik mega loogiline. Ja siis tunnis veel nagu tuli veel mingid uusi mõtted ja nagu kõik on tegelikult chill. Ma ei saa aru, miks ma nii nagu põen ette kohe kõike. See on õudne asi minu puhul, et ma pean seda endast parandama ja minema asjadele rohkem sellise it's fine asjaga ligi. Kiirelt üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Trennid, Diana ja Kristeliga chillimine, puhanuna ärkamine. Ma tundsin jälle tõesti, et ma oleks nagu välja puhanud ja see oli nii mõnus tunne. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ära põe üle. Mis on kõige raskem asi, millega pead toime tulema? Ma ütlekski tegelikult ülemõtlemisega. Sest see vahepeal hävitab mind, ma tunnen. Ja tihtipeale asjad ei ole üldse nii, nagu ma need ette mõtlen. By the way, ma natuke korra update'in teid oma näonaha osas. Ma olen siin nüüd siis mitu päeva. 3 päev, 4 päev, reedel, laupäev. Ja täna on siis 5 päev, püha päev. Ma olen siis proovinud neid D-difference, ma ei tea, kus seda hääldakse, D-difference, ma ei tea, et nende tooteid, nende 2 toodet. Ja nagu ma mõtlengi seda, et võib-olla oli hea, et mul see akna natuke nagu tagasi tuli, et siis ma saan päriselt näha,
kas midagi muutub, sest nagu mul vahepeal oli jälle see mega clear skin, siis ega ma ei saagi aru, kas see asi toimub või mitte, sest ma ei näe nagu, aga siis ma näen seda, kas mul tekivad punnid või mitte, aga praegu ma näen seda, et kas ta aitab neid nagu, aitab aknad eemaldada. Ma tunnen kuidagi, et mu nahk näiteks siit on kuidagi teistsugune kui muidu. Kunagi oli ta rohkem nagu rasune siit, et nagu kohe ma panin peale ja siis plärts, eks ju, põhimõtteliselt. Aga praegu ma tunnen, et on selline nagu kuivaks, selline nagu neutraalne ja ma olen nii rahul, et ma olen saanud oma kappe puhtamaks. Mul on üks riiul veel jäänud, oma kummuti riiul jäänud veel ja siis ma võtan edasi oma riietekapi ja teen seal suurpoostuse. Ja nüüd algavad need päevad, kus on vaata kõik alates 20, eks ju. Ehk siis on ikka vaja asju leida kodus, mis ma ära annan. Ma tahan niimoodi teha, et ma teen kõik oma kodus korda, nii et kõik kapinurgad, kõik on üle käidud. Niimoodi, et ma saaksin selle challenge'i teha järgmine aasta aprillis nii, et ma peangi hakkama ära viskama asju, mis ei ole mul sellised, maybe, vaid ma päriselt pean viskama. Praegu mul on veel ka sellist asju alles, kus on nagu maybe. Et nagu, kuna ma tean, et mul on palju asju, mida ma kindlasti ei taha, siis mul see arv saab juba täis kindlalt. Aitab jäpimisest, ma lähen ja teen oma pühapäeva õhtust rutiini. Tere hommikust, käes on esmaspäev ja täna on mul plaanis tegelikult ei ole ainult 2 asja, 3 asja. Lähen jõusaali, meil on koosolek Reflows ja show hip-hop. Yes. No ja siis õhtul ma teen oma selle Garnieri koostöö valmis. Ja siis ma täna hommikul koristasin ja ma avastasin lokitangid, eks ju. Ma eelmine avastasin mingid need Babylissi omad, mis olid tegelikult valed, et ei sobinud mulle. Ja muidu ma tegin praegu niimoodi, et ma iga pühapäev viisin lihtsalt mingi posu asju Freeflowsse ja andsin oma õpilastele. Nüüd ma mõtlen, et reaalselt need ühed lokitagid maksid 40 €, ma kasutasin neid mingi võib-olla 2 korda ja nüüd on lihtsalt seisnud. Ma ei tahaks neid lihtsalt ära anda ja ma olen juba pikemat aega mõelnud, et peaks ikka selle jaga ära tegema endale, et täiesti asjad, mis on nagu nii uued, et nagu näiteks kui tellingi midagi ei sobi, siis nagu pigem ma olen jagasse müüki. Ja mul oleks nagu selles nagu platvorm ka, et ma tean, et inimesed teaksid, et mul see on. Ehk siis ma arvan, et ma teen selle lükk ära, ma teen endale jaga. Ja panen sinna müüki. Ma tegelen sellega hiljem. Siin on Joosep. Tere, Joosep! Sina tahad mängida? Ta on valmis. Tegin praegu selle korvi korda, et kõik asjad, mis on vajalikud. Nii, siis siin ongi vaadake, tore süsteemid, okei, siin peab ka veel neid korvastma. Ja siin tegi neile õhtul korda ja siin on korras ja siin on korras ja siis siin on minu giveaway asjad, siin on need, mis läksid praegu ja need lähevad kunagi tulevikus. Siis siia praegu ma koon asju, mis ma siis kas siis annan ära, panen jagasse, ma pean saama kilekotte siia, et neid ilusti, ma ei tea, ära viia. Ja siia ma peitsin ära maalid. Siin on ka mingid. Aga ühesõnaga, esimene station done. Mul on vaja ette võtta see sõber. Siin on hästi palju Shane'i kotte. Ma ei tea, miks ma neid kõike hoian. Mul on tegelikult suur hunnik veel. Nii et ma arvan, et see on järgmine. Ja siis on minu kapp, mis on lappes. See on nagu, siin on palju vaja teha. Ütleme nii, see on kõik täiesti sassis. Ja ühesõnaga, ja, vot. Ma viin taas ühe kotikese sinna konteinerisse ära. Nüüd jälle asjadest lõpun vaba. Kell on vahepeal saanud 1. Ja ma ei tea, miks ma arvasin, et kui ma tulen koju, mis ma tulin, ma ütlesin mingi natuke peale 9:30 koju. Miks ma arvasin, et ma jõuan tunni ajaga Garnieri video tehtud? Ma lõpetasin kell 1 Garnieri videoga. Okei, ma seal vahepeal tegin korra endale süüa, aga see ei võtnud mult ikkagi nii palju aega. Ehk siis, miks ma tegin seda videot jälle nii kaua? Ma ei tea. Arvast seda, kui vähe asju seal videos on, siis I don't know. Nüüd ma otsustasin, ma tegin mingid story'd ka juba valmis ja siis sinna see õhtu läks. Võtame selle märkmiku ja vaatame, mis põnevat täna meil siin on siis. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Koostööd. Isegi nagu kogu see, et ma siin praegu nii hilja tegin.
mul on väga hea meel, et ma olen omadega jõudnud sinnamaale, kus ma saan neid koostöid, sest ma mõtlen vahepeal tagasi sellele ajale, kus ma alles alustasin nagu kõige sellega ja ma ei kujutanud ette ka või ma ei oleks mitte kunagi osanud oodata, et ma olen nagu, et ma saan nii ägedaid koostöid, kui ma praegu olen saanud. Ja saate aru, ma ikka jälgin, kas sinna voodi ülesse nurka ilmub mõni ämblik lõpuks välja või mitte. Ja täna vaatan jälle uus ämblik. Kas see on üksteist ämblikest, kelle ma viskasin õue, et ta leidis tagasitee või see on mingi uus? How do I get rid of them? I don't know. Ma olen tänulik oma perele. Rausalt ma jõpsu mõtlema nüüd, et nüüd Maarit hakkab ütlema, et ma olen tänulik perele. Aga mis ma mõtlesin täna? Nagu, ma saan aru, et see on väga harv, aga nagu, et kõik ei saa öelda, et nad saavad oma emsile helistada ja rääkida asjadest nii, nagu need on ja mind on sellega nagu õnnistatud ja siis, mis mu emps ütles mulle, on see, et tema imestas, nagu tema jaoks oli see üllatus, et ma ei ole väga lähedane mu õega. Nagu, me tõesti ei ole, nagu me ei suhte iga päev ja I feel like it's fine, et nagu, ma arvan, et võib-olla paljud nagu samastuvad, et see ei peagi nagu super lähedale olema oma perega, sest ma tunnen, et ma olen sõbrannadega palju lähedasem. Kolmas asi, paneme töö. Ma olen tänulik, et ma teen sellist tööd, nagu ma teen. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks niimoodi. Elu terve pohhuism on edu võti. Ma siin ka mingi päev räntisin, äkki sellegi eile, ma ei tea, et ma nagu mõtlen asju ette hullemaks, ma peas loon nagu endale nagu niisugused, oh my god, mul on nii kiire, ma olen stressis, kuigi tegelikult need asjad on kõik chill ja nagu, et see, kuidas me asju võtame, ma tunnen nagu dikteerib ära selle, mis me päriselt tunneme, et nagu, ma tunnen, et kui sa hakkaksid nagu asju vaatama niisuguse nagu elu terve pohhuismiga, et jõuab, saab, meil on aega, siis ma tunnen, et need asjad laheneksid ka, ja need lahenevadki alati tegelikult nagu palju lihtsamalt ja palju kergemalt, mitte kõik, aga väga tihti, kui me nagu oleme nagu mõelnud enda peas ette, eks ju. Et võib olla selline nagu suva kõigest, aga samas nagu kõike jõuab tunne ja lähenemine elule. Ühesõnaga, jah. Mis pani sind täna naeratama? Joosep, õpilased, Kaisa YouTube'i videod. Pahupidi multikas. See pahupidi multikas võib-olla keegi arvab, et what, so random, aga mul käis see lihtsalt või nädalavahetus oli telekas ja ma ei olnud seda veel näinud enda arust. Ja siis ma panin ta nagu salvestama või nii. Ja siis ma hakkasin seda täna vaatama ja see oli juba nii armas multikas, et nagu crazy. Kes ei tea, siis see on see multikas, vaata, kus on need emotsioonid, kes siis nagu midagi seal teevad ja ma tean, et see teine osa pidi olema hästi kurb või nagu selline kõik mingi nutsid, et tundub niuke hästi täiskasvanuliku lähenemisega multikas, mis on nagu tore ja äge. Ja, vot. Nii, aga tõmbame siin otsad kokku ja räägime teiega juba homme. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja tegelikult on meil täna selline väga chill päev. Et ma lähen Free-Flosse, mul on seal siis stretch and tone, siis peale seda on venitustrenn ja siis mul on eratund peale seda, ehk 3 trenni järjest. Ja siis palengi kontoris ja siis ma arvan, ma tulen koju. Kell on 6, ma liigun koju. Mul see jalg on natuke valus, üks vana vigastus tuli esile. Lollitasin siin eile, aga see läheb ära. Don't worry. Kell on saanud juba tegelikult 12:30. Ma olen siin terve õhtu monteerinud, korranud kavasi, teinud asju, mis mul on nagu järjest seal nimekirjas ja ülitore õhtu on olnud. Ainuke nõmes ongi see, et mul on nagu täna kui ma ärkasin, siis mul oli mingi jalaga mul on äsjalt mingi vana vigastus
tunne nagu ma oleks selle ära tõmmanud eile. Aga ma ei mäleta, et ma oleks tõmmanud ära. Ja siis ma olengi mingi... Ja ma tahan väga ühele workshopile homme minna. Nii et ma lähen täna veel... Ma tegin seda massaaži. Siis ma lähen veel kuumba duši alla, et lihased lõdestuksid. Ja siis ma panen veel keeli peale. Ja loodan, et homme on parem. Ma just lõpetasin. Võib-olla ta... Nagu näete, ma natuke nutsin. Sellepärast ma vaatasin selle Pahupidi multikas. Inglise keeles siis Inside Out. Multika vaatasin lõpuni. Ja see on üks kõige ilusamad multikaid, mis viimaste aastate jooksul on tehtud. Nagu ma olin lapsena alati see inimene, kes fännas multikaid ja siiamaani mulle väga meeldivad multikad. Nagu, nad on nagu teine vibe. Kuidagi see multikas on tehtud tegelikult, ma ütleks, et rohkem isegi täiskasvanutele, sest sa nagu täiega saad samastuda üldse kõige sellega. Jah, või nagu ma ei tea, kuidagi mingit äratundmisrõõmu oli hästi palju seal ja see kuidagi need emotsioonid ja asjad, tõesti ilus multikas. Ja siis ma nägin suvel hästi palju videosid, kus kõik olid mingi, oh my god, läksime Pahupidi 2 vaatama, muidugi inglise keeles olid kõik, eks ju, et mingi crying our eyes out, ja ma mäletan, ma nii tahtsin minna vaatama seda, aga ma ei jõudnud kuidagi, siis ma mõtlesin ka selle, ma pole esimest osa veel näinud, eks ju, ja nüüd ma saan aru, et I missed nagu, okei, ma saan seda nüüd hiljem ka järgi vaadata, aga lihtsalt ma jäin ilma sellest hetkest, et nagu see, jah, ühesõnaga ma pean selle teise osa kindlasti ära vaatama, see on geniaalselt tehtud multikas. Teeme siis selle märkmiku ära, siis teeme väikse treileri järgmisesse vlogi ja siis lõpetame selle vlogi ära. Loe kirjandusklassikat. Ja not gonna happen. Selles suhtes, et ma jätkuvalt siiani mõtlen, et varsti kindlasti ma kavatsen tuua enda ellu tagasi sellise asja nagu lugemise. Nagu ma mõtlen raamatute lugemise. Mida? Okei, ühesõnaga. Et see on olnud mu mõttes väga pikalt. Ja ma juba tean umbes, mis raamatutest ma tahaks alustada. Mulle väga meeldivad igast niisugused tõsielu raamatud. Mul on lihtsalt nende raamatutega selline teema, et ma ei taha koguda neid oma koju, sest ma tean, et kui ma ühe korral loen läbi, ega ma rohkem neid ei loe. Ma ei taha ka teha mingit raamatu kogu asja, sest siis on mul nagu see pressure, et ma pean selle mingi kindla aja jooksul ära lugema ja seda mure ma ka ei taha. Nii et ma pean kuidagi lähenema sellele niimoodi kuidagi hästi loogiliselt. Ühesõnaga, we'll see. Aga teeme siis. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Miisude koosolek. Mul oli täna siis Simona ja Kritikavana ja iga teisipäevane koosolek. Pahupidi multikas. See, et mul oli vaba õhtu. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleksin niimoodi, et sa ei ole kunagi liiga vana, et vaadata multikaid. Embrace it, everybody! Mida sa ootad elult? Unistuste täitumist ja õnnelikkust. Enne, kui me võtame selle video kokku, siis järgmises videos. Kuidas läheb taskusõbrannade live? Tähendab, neid tuleb lausa 2, nii et ma lähen mõlemale. Kuidas läheb Simona sünnipäev? Me teeme photoshooti, siis lähme basiilikusse sööma. Ühesõnaga, see tuleb väga armas päev, ma usun. Kuidas läheb Empire esinemine? Seda kõike ja palju muud näete järgmises videos. Nii et ma olen jätkuvalt väga tänulik teile, et olete olemas, et jälgite, vaatate ja ma tean sisimas, et ma jõuan juba väga varsti YouTube'is järgi ja see on nii põnevust tekitav. Nii et exciting! Nii et jah, ilusat hommikut päeva õhtut, millal iganes seda vaatate ja näeme juba järgmises videos. Bye!